rallivõit Eestis on umbes nagu vormel 1 Monaco GP võit. Et millised on sinu emotsioonid? Ja ei, absoluutselt, et just arutasime Aleksiga, et olla sihukeste meestega ühes klubis nagu, ma ei tea, Egon Kaur, Rainer Raus ja kes kõik enne veel seda, et see tähendab nagu väga palju, et see on väga suur au ka, ma arvan. Ja üldiselt, jah, praegu ei oskagi muud praegu öelda, eks natuke peab seedima veel. Kuidas tänase päeva sündmused sinu vaates olid, et kõrvalt tundus selline kontrolliv sõit? No tegelikult hommikul seal Undva peal me kohe ikkagi surusime, aga ega me katse peal ei teadnud, et konkurentidel oli treffid läinud, et me suutsime oma reffid terved hoida ja pärast seda oligi täpselt kontrollitud, nagu ma ütlesin ka, et pidi nagu kompromissitama, et samas pidi nagu Egonit ja Volverit nagu selja taga hoidma, aga ei tahtnud ka liiga üle pushida, et oligi täpselt vahepealne sõit ja isegi sihukese sõiduga nagu ajad olid väga okeid, et see on nagu positiivne, sest see näitab, et on ruumi veel, et ise tead ka, et saab kiiremini kindlasti. Rallil juhtus palju, katkestamisi oli palju, kas oli selline kogemuste võidusõit? Ja eks Saaremaa on alati selline üllatusi täis ralli, et siin väga harva, kui ütleme, kulgeb kõigil algusest lõpuni nii-öelda ideaalselt kellelgi midagi ei juhtu, et täna tundub, et eriti sai siis esimene Undva selliseks saatuslikuks, et Padrikul ja Urmol ja Kasparil läks vist treff, et ega meil endalgi kohe alguses ühe toetamisega oligi väike kahtlus, et võib-olla samamoodi sattusime selle küüsi, aga õnneks ei tabanud see mure ja ülejäänud päev, ütleme, läks üles alla. Vahepeal otsisime võib-olla oma sellist rütmi, aga lõpp hea, kõik hea ja nagu protoga sellist lõpptulemust ikkagi saada võib väga rahul olla. Alustaks siis täna hommikuga, et mis siis juhtus? Undva peal seal kuskil 10 kilomeetri peal oli ühes parem pikas kurvis täpselt kivi sellises valli sees ja niimoodi teravalt väljas, et nii kui ratta välja keerasime, käis ütleks, et selline väike kolks, et mitte midagi suurt, aga kahjuks sealt ref läks puruks ja pidime pool katset longatest tulema. Et sinna nii-öelda see võitlus võidu pärast ilmselt ka läks, või mitte ilmselt, vaid läkski. Aga peale seda üritasime maksimumi võtta sellest autost ja nendest tingimustest, et kiired katseaegu näidata ja lihtsalt võimalikult palju nautida, et seda on muidugi keeruline teha, kui tead, et enam võidu peale väga ei sõida. Aga ma arvan, et see viimase katse, ennem kui me nägime, et Volveril on veel võimalus kandadele astuda, siis lisas motivatsiooni ja andsime endast viimasel, ma arvan, et peaaegu maksimumi. Ja siis kolmas koht on täna peale sellist keerulist päeva, ma arvan, ikkagi väga hea. Saaremaa ralli, kus oli hästi palju katkestamisi, iga minut juhtus midagi. Sinu vaates, kui rahulikult või ärevalt see ralli läks? Ka minu jaoks läks üpris ärevalt, et kuni 7. katseni iga katse juhtus mul midagi, mingi seik oli, et endalgi oli vaikselt imelik tunne, et sõitsin nagu üritasin oma sõitu sõita ja ei teinud mingit hullu pingutust, aga millegipärast ikka juhtus, et Saaremaa lihtsalt on kord selline, et see üllatab. Klassivõit tuli, kas sa muutsid kuidagi oma sõidu loogikat? Ei, eks ma üritasin nagu oma tempoga peale minna ja teha sellist puhast ja sirget sõitu, mis oligi siis mul plaan, aga millegipärast oli ikka palju momente, et aga üldjoontes jään rahule. INB 7 võit ikkagi väga veenva eduga, et räägi natuke lahti, mis selle edu taga on. No, eks palju tööd autoga ja kindlasti legendiga, mis on reaalsuses ralli nii-öelda see alus. Ja eks me oleme palju vaeva näinud 2 ralli vahel, oleme autot arendanud ja kaasa aidanud jälle ja lihtsalt palju tööd teinud. See ralli oli täis katkestamise nii väljasõidu tõttu kui tehniliste probleemidel kui ootamatud lombid, et räägi enda vaates läbi, kuidas see võidu läks. Oli tõesti väga huvitav, katsed olid süksid kohti täis, kus oli väga lihtne ralli ära lõpetada ja meil kindlasti mõned momendid olid ka, kuna me läksime esimesest katsest lõpuni suruma aga ei, midagi sellist ei olnud, kus reaalselt oleks nagu minema hakanud, aga väiksemaid momente oli ja kindlasti oli äge ralli. Viimasel ajal suhteliselt harva sõidad ja kui siis Saaremaal, et
mis see väljatuleku taustal on? Tegelikult Saaremaa ralli väga meeldib, et tuled justkui teise riiki ja siin see sügisene ilm, kena kollane ja teiseks tahaks üks hetk Margus Muraka rekordit üle teha. Palju minna on? Minu jaoks oli see täna 9, et omajagu. Saaremaa ralli on üks keerulisemaid rallisid samal ajal, et kuidas nii-öelda käima said ja kas testisite või kuidas see? Sellel aastal oli testipäev oli suht kehva, et ilm oli päris vihmane ja väga testida ei saanud. Aga sellegi poolest tuli välja. Eilne õhtu 2 metsakatset, 1 linnakatse. Kuidas käima saite ja kuidas see päev minema hakkas? No eilse õhtu kohta võib öelda nii, nagu saarlased ütlevad, täitsa kenana. Et oli siuke tore. Katsed olid küll rasked, aga saime läbi kuidagi ja täitsa tipp-tapp. Tänane päev algas Undvaga, mis jäi paljudele viimaseks või mõjutas kogu selle ralli lõpptulemust suurel määral. Kuidas teie vaates läks? No Undva oli selline väga põnev. Veelombid oli tulnud, aga muidu on nagu midagi. Ja seal oli ka kõigil võrdne, nii et täitsa tipp-tapp. No, ralli lõppes klassivõiduga, et räägi palun läbi, kuidas see ralli teie vaates läks? Meie jaoks läks ralli nii nagu võitjal ikka läheb. Kõik on hästi, kõik on suurepärane. Rajad on tipp-tapp, korraldus tipp-tapp. Ega siin ei olegi muud midagi. Eks me läksime rahulikult peale, et uus kaardilugeja ka polnud siis ta polnud kunagi sõitnud, et hakkasime rahulikult pihta, vaatasime kõigepealt, kuidas tema selle tempo üles leiab, et minu jaoks on ikka, et kohe algusest hakkad vajutama nii palju, kui torust tuleb ja ütleme, et tasus ära küll. Siuke saime väga hästi hakkama, et kuskile mingeid vigu ei teinud ja tulime taime. Kaardilugeja elas sisse, sai rütmile pihta? Jaa, ta sai suhteliselt kiiresti pihta, et endine kaardilugeja või see, kes muidu loeb, et ta tegi talle kõva kooli enne rallit ja siis tundub, et toimis, et luges väga sarnaselt talle, et mingid nagu enda jaoks mingit uut väljakutset selles suhtes ei olnud. Tänane päev õnnestus teil võiduks keerata viimase katsega. Millised tänase päeva sündmused on? Hommik oli kõik väga hästi, aga Undva vee läbimised hakkasid mootorid paint nii-öelda puterdama, et esimese läbimisel polnud nagu hullu midagi, et tekitas nagu vähe probleeme. Teine läbimine oli sinna algusesse ka juba veelomp tekkinud ja seal juba plärtsus ja paukus, et ei liikunud korralikult, aga et kui me sinna siis tagumisse jõudsime, siis oli juba seisime seal 2,5 minutit, isegi natuke üle, ja siis me vaatasime, et siin pole teha midagi, sõidame oma sõitu ja siis ütleme, et ralli on ikka kõigile vist võrdne, et hakkasid konkurentidel ka muret tekkima ja siis me vaatasime, et on võimalik veel realiseerida, et tuleb ainult ise peal hoida.